Tere tulemast kuulama ja vaatama hingamispäeva hommikust jutlust. Ja sellel jõulusal ajal, pühade ajal kutsun ma vaatama mitte ainult vanemaid, vaid ka lapsi. Nii et olete kõik oodatud. Nii et lapsed, paneme ennast valmis, sest täna saavad meist tähetargad, kes lähevad Jeesust last vaatama. Missuguseid riideid tollal selga pandi? Vaatame. Niisugused hõlstid olid. Kui sul on midagi niisugust, siis sa võid selga panna ja pähe midagi niisugust. Nii et kui sul on pea ja siis sa paned selle siit niimoodi kinni. Siis sa vaatad siit niimoodi alt välja. Okei? Sobib. Või kui sul midagi niisugust ei ole, siis sa võid võtta päris saunalina. No näe, minul on selline triibuline. Paned selle oma pea ümber ja siis sa võtad sellise peapaela. Paned oma pea ümber ja siis tuleb sul selline pikk asi selja taha ja see on siis pea ümber. Nii saab sinust nagu tähetark. Sobib? Nii, kui sa oled valmis, siis hakkame oma teekonnaga pihta. Ja kui sul läheb natuke rohkem aega, siis ütle emale või isale, et ta paneks pausi ja siis saame koos teele edasi minna. Mis sa arvad, kui palju neid tähetarkasid oli? Kes ütles 3? Piiblis ei ole öeldud, kui palju neid oli. Järelikult kõik, kes te vaatate oma kodudes, saate olla tähetargad. Ei ole mingisugust piiri. No nii. Valmis. Läksime ja loeme Piiblist, Mattiuse evangeeliumist, kohe esimesest salmist. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma. Kus see hommikumaa oli? Me ei tea. Seda ei ole ka Piiblis kirjutatud, aga mulle meeldib mõelda, et see oli seal, kus Piileamgi tuli. Sest Piileam kirjutas sellise ettekuulutuse, et Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. Ja Piileam elas Petooris, Frati jõe ääres Amau poegade maal. Kus iganes see Amau poegade maa oli, sealt võib-olla tulidki need tähetargad, see tähendab meie sinuga. Kaamelite seljas, suure pika riviga. Ja me jõudsime just parasjagu Jeruusalemma. Ja Piiblis on öeldud ja küsisid, kus on see juutide vast sündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Ja seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. See on huvitav, et need maagid, need astroloogid, keda meie võib-olla peame sellisteks nõidusega tegelejateks, nemad teadsid rohkem ja olid valmis
vastsündinud Jeesust, vastsündinud Jumalat kummardama, kui Herodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Nii nagu Jeesuse ajal, kui Jeesus juba suureks kasvas, siis ta ütles, et sellist usku ei ole leitud Iisraelistki, kui Rooma sõjaväepealik Jeesuse vägevust uskus või Kaanani naine, kes uskus, et Jeesus võib tema tütre terveks teha. Aga ometi Jeruusalemmas oli ka tarku mehi, keda Herodes kutsus kokku. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülemad, ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Ja need ütlesid talle, Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. Nad said tarkust juurde, sest mitte ainult Piileam ei olnud midagi öelnud Messia kohta, tulevase Messia kohta, vaid olid ka teised prohvetid, kes olid öelnud, kuidas peab tulema Messias Petlemmast Juudamaalt. Seepeale laskis Herodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, ja saatis nad Petlemma, öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Hea mõte minna koos veel seda kuningat kummardama. Aga tegelikult oli Herodesel kurjad plaanid. Ta tahtis seda sündinud kuningat oma rivaali hävitada. Aga tähetargad ei teadnud seda. Nad kuulasid kuninga juttu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Siin on kolmes kohas kirjutatud kummardamisest. Kõigepealt, kui meie tähetargad hakkasid sealt kaugelt Amau poegade maalt või kuskilt mujalt kaugemalt tulema, siis nad tulid selleks, et kummardada sündinud valitsejat. Nad tegid ettevalmistusi, nad võtsid kaasa kingitusi. Nende südamed tuksusid palju kõvemini kui varasemalt. Ja siis oli Herodes, kes ütles, et tema tahab ka kummardada. Ja tema süda hakkas ka tugevamini põksuma, aga mitte sellepärast, et ta oleks seda kuningat austanud, vaid sellepärast, et ta tahtis iseennast austada ja oma valitsuse järge kindlustada. Ja lõpuks, kui
need tähetargad ehk siis meie, kõik lapsed ja kõik suured, kes me tahame seda teed kaasas käia. Kui nad jõudsid sinna ette, väikese lapse Jeesuse ette, siis nad kummardasid täiesti maha heites. Kummardada võib mitmet moodi. Võib niimoodi peaga liigutada. See on nagu tervituseks kummardamine. Siis võib terve kehaga kummardada ettepoole või poolest kehast. Ma olen näinud, kuidas vahel kontserditel esinejad kummardavad niimoodi rahva ees. Aga väga vähe olen ma näinud, kuidas kummardatakse täiesti maha heites. Need tähetargad tundsid väikese Jeesuse vastu sellist austust ja andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Need olid kõik väga kallid kingitused, aga neil ei olnud mitte millestki kahju. Kuld on praegugi väga kallis ja viiruk on selline hea lõhnaaine, mida põletatakse. Ja mürr on salv, mis ka lõhnab üliväga hästi ja need olid tollel ajal väga kallid asjad kõik. Kui meie läheme Jeesust kummardama, kas meie ka julgeme ja tahame võtta kõige kallimad asjad kaasa ja anda Jeesusele? Lapsed, mõtelge selle üle järele. Ja mul on teile nüüd veel üks ülesanne. Siin on kaasas selle jutluse juures on üks labürint. Ja teie saate nüüd viia sealt tee. Kolme targa, siin on 3 joonistatud, aga meid on rohkem, eks ole. Tarkade tee Jeesuse juurde. Te kindlasti saate sellega hakkama, eks ole. Ja siis ma räägin, kui teie otsite seda teed, siis ma räägin natuke suurematele veel juttu. Ja suurematele ma tahaksin ka rääkida kummardamisest. Sest see sõna kummardama tuleb mitte ainult väikese Jeesuse kummardamisel, vaid see sõna kummardama on ka 3 ingli kuulutuses. Ja räägitakse täpselt samuti 2 moodi kummardamisest. Üks kummardamine on see, mida meid kutsutakse üles tegema taeva Jumalat kummardades. Kummardades Jumalat, kes on teinud taeva, maa, mere ja veteallikad. Aga siis on seal ka hoiatus, et kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju, siis see ei lõpe hästi. Ilmutusraamatu 13. peatükis on kirjeldatud isegi mitut metsalist, isegi 2 metsalist ja ka metsalise kuju, mida kästakse kummardada, mida ilmamaa elanikud peavad sunduse kartuses kummardama. Jumal ei ole kunagi sunduse Jumal. Jumal ei taha, et me teda teenime sundusega. Ilmutusraamatu 14. peatükis on kirjeldus nendest, kes järgivad talle
igal pool, kuhu tema läheb. See on tõeline kummardamine. Siin on öeldud niimoodi. Ma nägin, ennäe, tal seisis Sioni mäel ning koos temaga 144 000, kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema isa nimi. Kui me oleme Jeesuse omad ja tema isa omad, siis on meie otsaesisel tema nimi. See on nii, nagu siis, kui see ilmutusraamat kirjutati, siis oli kombeks orjadele kirjutada nende otsa ette nende omaniku nimi. Kui meie oleme Jumala omad, siis ongi meie otsaesisel tema nimi. Ja me käitume sellisena, et me olemegi tema moodi. Me täidame tema käske. Me teeme seda, mida tema ütleb meile. Ja siin 4. salmis, ilmutusraamatu 14. peatükis, ongi öeldud, et nad on puhtad. Nad ei mängi kellegi teisega, ei flirdi kellegi teisega. Nad kuuluvad täiesti Jumalale. Need on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Nii nagu need tähetargad said väga rõõmsaks, kui nad nägid seda tähte ja läksid täpselt sellele tähele järele. Nii Jumal ootab, et me läheme täpselt Jeesusele järele igale poole, kuhu tema läheb. Need on inimeste seast ostetud esmaanniks Jumalale ja tallele. Me oleme Jumala poolt lunastatud. Me oleme tema omad. Ja nende suust ei ole leitud valet. Nad on laitmatud. See, kui me kummardame kas peaga või poolest kerest või kas või heidame maha, see on ainult väline märk kummardamisest. Sisemine kummardamine on südamehoiak ja see on tõesti järgida talle, kuhu ta iganes läheb, olla täiesti Jumala oma. Nii et see paistab meie otsaesiselt välja. Kui me oleme puhtad, kui me oleme laitmatud, siis me kummardame Jumalat. Siis me ei ole nagu Herodes, kes kummardas võimu. Ta tahtis, et ta ise oleks võimul ja ta tahtis sundusega teisi panna ennast kummardama. Selline ei ole asi, mida Jumal ootab. Isegi kui lõpuajal on öeldud, et need metsalised nii-öelda, kes on Jumala vastased ja nagu rivaalid Jumalale kummardamise otsimisel, nii nagu Herodes oli, siis kui Jeesus sündis, et siis need teevad ka tunnustähti. Nii et inimesed vaatavad ja mõtlevad, et see ongi Jumala töö. Aga me peaksime olema ettevaatlikud sellega. Jumal ei sunni kedagi. Nii, et olgem siis Jumala kummardajad. Tehkem seda kogu südamest. Järgigem talle, kuhu ta iganes läheb. Ja nii nagu need tähetargad järgisid tähte, kuhu see täht neid iganes juhatas. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen. Me palvetame. Hea Jeesus, me täname, et sa tulid sellesse maailma meid lunastama, meid vabaks ostma kurja
võimu alt. ma tänan, et sa tulid selleks, et me saaksime vabalt sind teenida. Et me saaksime vabalt otsustada olla sinu omad. ma tänan, et sina tahad oma omandiõiguse meie sisse kirjutada, et see paistab ka siis välja meie otsaesiselt, et see paistab välja meie käitumisest. Jumal, palun õnnista, et meie südames oleks see suur soov sind kui taeva ja maa loojat kummardada ja et me ei kummardaks mitte iseennast ega selle maailma võime. me täname sind selle sõnumi eest, täname sind, et sa oled meiega ka sellel pühade ajal. Jeesuse nimel, aamen. aitäh kuulamast, vaatamast ja lapsed, kui te saite tehtud oma teekonna, kui te leidsite labürindis tee väikese Jeesuslapse juurde, siis te võite ka mõelda, missuguse palvega te tema ette lähete, kui suure austusega, kuidas te teda kummardate. kõike head teile, olge õnnistatud.